Tere kuulajatele, mikrofoni ees Rohke Tebelak alustame uudistega. Seakasvatajad on ootamatute arengute tagajärjel asunud tegema ettevalmistusi uue tegevussuuna käivitamiseks, milleks on majutusteenus, annab teada Seakasvatajate Liidu pressiteade. Viimasel ajal populaarseks saanud trend ööbida sigala ees kasutatakse ära ja sigalate juurde ehitatakse mugavad hotellid, et inimesed ei peaks magama autodes, bussides või lageda taeva all. On seakasvatajaid, kes plaanivad üldse seakasvatusest loobumist ja kohandada kõik laudad ööbimispaikadeks, millistes säilitatakse autentne lauda atmosfäär. Praegu tehakse turu-uuringuid saamaks teada potentsiaalsete klientide arvu. Esialgsed hinnangud pakuvad välja, et sigalas ööbimise vastu tunneb huvi 2% inimestest, samas võib teenuse populaarsus juba aastaga oluliselt kasvada. Tegemist on seakasvatajate sõnul neile ootamatult sülle kukkunud võimalusega hoida nina vee peal ka keerulistel aegadel. Riigikogu pressiteenistus annab teada, et parlament alustab sügisel allkirjade kogumist elanikkonna liiga väikeste palkade vastu. Järjest kiiremas tempos tõusvad Riigikogu liikmete palgad ja hüvitised ja vaid õrnalt märgatav üldine palgakasv riigis tekitab ühiskonnas üha suurema lõhestumise. Allkirjade kogumisega soovivad Riigikogu liikmed aga kutsuda ka teisi inimesi üles suurendama oma sissetulekuid, et vahet parlamendi liikmetega vähendada. Korraga muidugi palju ei jõua ja alustada võiks palga suurendamiseks kas või 100 euro võrra kuus. Ainult sellest ei piisa, kui 101 inimest on eesrindlikud ja mõtlevad elujärje parandamise peale, teatab pressiteade. Üldise elatustaseme tõstmine on iga üksikisiku ülesanne, mitte ainult valitsuse ja Riigikogu eesmärk. Riigikogu liikmed loodavad 101 allkirja kokku saada poole aastaga, sest parlamendi liikmetel on palju tegemist ja nad ei juhtu sageli ühte ruumi kokku. Allkirjad, milledega protesteeritakse elanikkonna liiga väikeste palkade vastu, antakse elanikkonnale üle jõulude paiku. Isikuandmete vargused aga jätkuvad. Eile kell 12 päeval helistas politseile Kavastus elav naisterahvas, kes andis teada, et tema elukaaslase isikuandmed on kaotsi läinud. Naine nimelt leidis mehe poe juurest, muidu aastakümneid ennast Matiks nimetanud mees ei võtnud enam nime omaks. Ei teadnud, kus ta elab, kellega koos, ei osanud arvata, kuhu ta homme peaks tööle minema ega osanud ka püsti seista. Isikuandmete varas leiti sama poe lähedalt, selleks osutus 37-aastane meeskodanik Aimo, kes küsitlemise peale väitis, et tema on hoopis Mati või vähemalt midagi Mati ja Marguse vahepealset. Kohale saabunud politsei andis isikuandmed Matile tagasi, need tundusid nüüd Matile igavad. Aimo ka enam ei olnud andmetest huvitatud, kuna peamiselt olid isikuandmed delikaatsed. Tõenäoliselt lähevad isikuandmed nüüd riigile, kes peabki otsustama, mida järjest kuhjuvate isikuandmetega, mille ta vastu isikud enam ise huvi ei tunne, üldse peale hakata. Ja välismaalt täna kohtuvad Alaskal USA president Donald Trump ja Venemaa presidendi Vladimir Putini teisik, et arutada sõja lõpetamise võimalust Ukrainas. Kui kohtumine lõpeb positiivselt, siis kohtub Donald Trump järgmise Putini teisikuga. Kui diil on sõlmitud kõigi Putini 122 teisikuga, siis kohtub Vladimir Putin omakorda kõikide Donald Trumpi teisikutega. Kui kõik presidendid on kõikide teisikutega kohtunud, siis on ka sõda läbi saanud. Eetris olid uudised.